See lugemine on teile õhuelement. Olen valinud ka teile oma energiapildi ja siin, kusjuures ma ju tean, et õhuelemendi inimesed ikkagi armastavad hästi palju, noh, mitte hästi palju, armastavad infot koguda ja infot jagada. Ükskõik kuidas siis, kas nad räägivad, kas nad kirjutavad, kas nad ka joonistavad. Võib-olla hoopis tahad siin käsitööd midagi teha sellel kuul rohkem kui tavaliselt. Aga siin on nii antennid teie jaoks püsti, kui ka sellised nagu õielehed või isegi mitte lehed veel, aga nagu pungas on need nagu mõtted ja tunded on veel kinnised. Et ka see loob, et kõik on nagu natukene sellel kuul võib-olla kinni, et võib-olla sa saad uut informatsiooni, aga sa ei tea, mis sellega peale hakata ja kuhu see panna. Ja mõnikord ka võib see, et isegi kui see info sinuni jõuab, siis sul on selline tunne, et sa ei tohigi seda kellelegi rääkida. Vot siin on absoluutselt kaks erinevat energiat, mis sellel kuul võivad sul esile kerkida. Üks on see pehme, selline intuitiivne energia ja teine on selline nagu karm tõde, mis siit nagu välja tuleb. Ma pean tegema, ma pean uskuma ja usuteema isegi siin, ma pean kindlasti minema. Kaks tükki, mille nagu peaksid sellel kuul, siin ei ole vaata isegi ühendust. Sina pead ise selle ühenduse looma, kas sa kasutad oma intuitsiooni ja kuidas sa seda kasutad. Võib ka olla, et on närvidega siukene tuleb ka veel, et närviline olek, et sa ise ka ei saa aru, et mille pärast ma närvi läksin ja siis kohe rahuned hästi kiiresti maha. Aga siin on ka see äkiline informatsioon, äkiline liikumine, valikud, ristteed. Et võib-olla ongi see, et sa pead valima sellel kuul rohkem seda, kuhu poole sa lähed. Ja see valimine peab tulema sinu sisemusest või sellest informatsioonist, mida sa saad. Jah. Aga nüüd esimene lugemine siis on kaksikud. Kuu teema, päike on kaksikutel 9. majas ehk õppimine, maailmapilt, avardumine. Võib-olla siin ongi see mingisugune uus tunnetus, mis tuleb või uus informatsioon, mida sa hakkad nüüd seedima. Jah, võib-olla see on sinu seedimise koht siin, armas kaksik. Jupiter 2. majas ehk toob välja ka võib-olla sinu väärtused. Võib panna kasvama ka läbi just nende väärtuste, et sa hakkad teistele näitama, sest veevalaja on ju ikkagi ka kogukond ja võib-olla sa teed mõne grupi, kus sa hakkadki millestki rääkima, et sa väärtustad oma oskusi, oma teadmisi, nagu enne oli, et hakkab võib-olla mingisugust käsitööd tegema, aga sa suudad seda ka nagu edasi anda, sa soovid seda edasi anda. Ja et sa väärtustaksid ennast siis sellel kuul, on see teema. Ohverdus, mis on väga hea, et ta tuli, mulle tundub, et mõnikord kaart on tore, kui ta tuleb õiget pidi. Sest siin mulle tundub, et just tänu sellele, et sa saad mingit uut informatsiooni, on sul võimalik mingist vanast informatsioonist või vanast tegemisest lahti lasta. Võib-olla see on mingisugune töö, võib-olla see on suhe, mingisugune arusaamine, millest sa nüüd lased lahti. Jah, see on ju hästi ilus, et sa ei pea nagu kõikidest aru saama ja kõike omaks võtma, aga siin on see risttee küsimus, valikute küsimus. Ilutee tagurpidi, siis mul,
see lill on tagurpidi ja mul on niisugune tunne, et nagu raputaksid midagi endast välja. Need mingid, seda, mida ei ole vaja, raputad välja. Ja kui sa oled välja raputanud, siis sa nagu näed rohkem. Aga see ongi, et võib-olla sa räägid välja selle, mis on sinu sees olnud ja siis sa näed, et kuule, mida ma endale rääkinud olen, kuule, see pole üldse tõde või keegi teine on sulle rääkinud. Võib-olla mingi olukord raputab sind ennast, et kuule, halloo, tule nüüd mõistusele, sa oled suurepärane inimene, sa oskad suurepäraselt, hakka nüüd tegema. Mis sa seal nüüd halad, on ju? Võib-olla keegi raputab. Aga samas see on see selline, vaata, kui need lilled lähevad lahti, siin oli ka pungadest jutt, jah. Kui lill läheb lahti rahulikult omas tempos, päike paistab, lill läheb lahti, hakkab särama, tuleb vihma, mõni lill paneb omal kroonlehe kinni, elab rahulikult edasi. Ja siin ma näen, et see sellist rahu ja selgust ja loomulikkust toob see kaart sulle, et võta elu rahulikult ja loomulikult. Jah. Kaalud. Siin päike on siis 5. majas, Jupiter 10. majas ja kuu teema võib ollagi või on loovus, armastus, eneseväljendus, rõõm, lapsed, võib-olla tuleb sul uus hobi. Ja Jupiter toob siis karjääri ja nähtavuse ehk võib-olla siis sa leiad nagu selle koha, kus seda rõõmu väljendada. Ja väga huvitav, et sulle tulebki kohe kõristi välja, mis ütleb, et ahah, et oota, kus kohas ma peaksin ennast reklaamima, kus kohas ma ei peaks ennast reklaamima, kus ma võiksin nagu tagasi ennast hoida ja aga mul tuleb nagu selline asi, et aga mustrid pean ma ise laduma. Ehk mulle tundub, et mitte keegi ei tõsta sind esile. Nagu selline tunne, et ega sind keegi ei aita, kui sa ise ennast ei aita. Et vaata seda, võib-olla kontrolli oma sõnu, jah. Kontrolli oma sõnu. See on hästi positiivne kaart. Ma näen, et seda valgust tuleb siin hästi juurde. Aga võib-olla on ka see mosaiigi ladumine ja mustrite otsimine. Olgu see näiteks muusika või olgu see, ma ei tea, koristamine. Ükskõik, mida me teeme, me peame leidma nagu selle õige tee. Sõnadele, kui me teeme lauseid kokku, siis me peame panema sõnad õigesse järjekorda, et oleks õige lause, jah, et inimesed meist aru saaksid. Et pigem ongi, et sellel kuul vaata, kuidas sa saad ennast teistele mõistetavaks teha. Jah. Ja ring, ta on tagurpidi tulnud, aga kuna ikkagi veevalaja soosib meil koos tegemist, siis siin seda koos tegemist ütleb, et palun jah, leia kellega koos teha, ära suru nagu tagasi mingisuguseid pakkumisi, mingisuguseid asju. Kui sulle midagi pakutakse, siis ära pane nagu kätt ette, ütleb mul siin. Ja samas on see, et vaata ühele mingisugusele asjale võiksid jälle käe ette panna. Jälgi ka kella, kuigi aeg on meil siuke illusioon, et mis ta meile toob või mis ta teeb, aga selline tunne, et ära jää nagu hiljaks mingisuguse asjaga sellel kuul. Proovi leida nagu või enda rütm või mingi kellaajast kellaajani, kui see töö sulle ei paku, siis võib-olla peaksid muutma midagi, mis siis pakub. Nii et selline tunne, et
et me võime ringis käia ja nautida seda ringis olemist. Aga me ei tohi nagu sinna ringi kinni jääda ja ka võib-olla sõprusringkonda kinni jääda, et sul on vaja sellel kuul särada, pea see meeles. Veevalaja, sinu enda kuu, päike ongi sinu esimeses majas ehk ikkagi mina ise teen, minu identiteet, minu algused, minu vabadus, minu uskumine ja Jupiter 6. majas toob siis töö ja terviserütmid ja võib-olla need igapäevaharjumused, kuidas nad toetavad sinu vabadust või sinu seda mina olemist. Maag, maagia, mis tuli nagu, kujutad ette, et noh, et maagia ja nõid nagu tuli sul kohe ühe koha peale väga ilusasti välja. Selline tunne, et sinu see sisemist jõudu on nagu ikka väga palju. Sa ise nagu tead ka, et see jõud on olemas ja võib-olla sul on isegi öeldud, et kuule, sa teed kõike väga hästi ja tee edasi, aga sa nagu ise on mingisugused kahtlused, et ma ikka ei julge ja võib-olla ka, et noh, et seda enda oskust või seda ongi natuke liiga palju võib olla, et siin on nii peas kui südames, kui kogu sinu olemises on, aga sa näed, siin on sära täielikult olemas, sära on olemas, sul tuleb see sära lihtsalt sellel kuul ära kasutada. Mõtle, kuidas seda ära kasutada, kasutades neid energiajooniseid. Ja nõid tagurpidi. Siin ma näen täpselt sama see, et nagu sild elu, mõtete, tegemiste vahel on olemas. Aga selline tunne, et ise oleksid nagu punni ette pannud kuskile augule, midagi oled sa ise endale keelanud ära, et miks sa midagi nagu hirm on mingisuguse asja ees. Et siin ongi see, et kui teised kiidavad, siis sa iseennast ei kiida, sest sul on hirm, võib-olla keegi on ütlenud, et pill tuleb pika ilu peale ja mis sa ikka siin kiidad ja teised on targemad. Võib-olla sa sellepärast oled ennast nagu tagasi tõmmanud. Siin need samad suled mul nagu, et noh, võta see punn eest ära, lase see õhk välja. Ma loodan, et see õhk ei ole see, et sa oled lihtsalt ennast täis. Jah, võib ka see olla, aga tõmba see punn eest ära. Vaata, kui sa olid ennast täis, lase see õhk välja, las ta voolab siin vaikselt, nii nagu need antennid siin on, las ta voolab minema ja las voolab minema ka see, kus sa oled ennast siis pidurdanud, et ma ikka nii hästi ei oska ja ma ikka nii palju ei taha ja siin on sihukest ka võib-olla sellist täpsemat kavatsust, et kui siin see nõid on natukene ma vaatan, et siin värvid sulanduvad kokku, siin ka sulanduvad värvid kokku, siis võib-olla on siin see energia, kus sa võtad ühe kindla joone ja sellel kuul liigud ühe kindla värvi järgi, võib-olla sul ongi vaja oranži sellel kuul kanda, et tunda ennast enesekindlana. Siin on natuke enesekindluse teema jah, nii et sellel kuul tegele selle enesekindlusega. Võib-olla on vaja midagi selles rutiinides lõpetada ära, et noh, enam ei näri iseenda kallal. Jah, aitäh sulle kuulamast.